Tere õhtust. Ja paistab, et me oleme eetris ja mul on taas hea meel selle üle, et nüüd läksime eetrisse. Sellegi poolest tere õhtust ja mul on ülimalt hea meel, et me oleme taas kord kohtunud ühise laua taga sellise seltskonnaga nagu Anneli Habanen, Neeli Lustmägi, Riina Tenko ehk siis Kehatuba pooles koosseisus, ütleme nii. Aga me oleme naised ja me oleme tulnud siia ausaid naiste jutte rääkima, sellepärast et eks meil ikka mõne eetri vahele jääb ju väga palju saunasid ja õhtuid, kus me naistega kohtume ja räägime ja arutame. Sina just tulid koolitust tegemast. Jah. Sina tulid koolist ja said teada, et kellal on koolid pingest. Ma just rääkisin enne tüdrukutele sellise jutumärkides nalja, et kuna mul on ülikoolis süvafüüsika, siis sõidan autoga, siis hakkan mõtlema, et voldid, pinge, naiste kehad ju lähevad pinges, siis tekivad voldid. No, et saan uue sisendi ja mõtte, kuidas hakata kehasid lugema. Aga tegelikult Annelit ma olen tahtnud pikalt juba näha, sellepärast, et Anneli teeb mudakoolitusi. Ma tahan tulla vaatama. Mitte ainult, ta teeb ka lümfiteraapia koolitusi loodustoodetega. Mähistega ja ma tahan sinna minna vaatama, ütleme, ja ma tahan minna modelliks sinna. Kindlasti, aga ma tahtsingi tegelikult Anneli su käest küsida sellist asja, et mis on need nagu probleemid, mida sina nagu läbi selle koolituse oled näinud, mis naistel nagu on, millel nad ei oska nagu ise võib-olla tähelepanu pöörata. Ehk nagu mis peavaludega nad tulevad, on ju? Yeah. Hästi palju on tegelikult ikkagi seda, et me ei tunnista endale, kui stressis ja kui ülekoormatud. Vot pange see endale, ma ei tea kuhugi praegu märkmena, et ühel olid voldid, mis tulid pingest ja teine sisend on see, et on stressis. Jätke teie ka meelde, et kui meil läheb meelest ära, siis tuletage meile see koht meelde. Et need on ja tihtipeale mõeldaksegi rohkem nagu teiste peale, mitte oma keha peale. Et nähakse alati nagu rohkem nagu teisi. Enda probleemid lükatakse lihtsalt kõrvale ja ennast hästi ei aidata. Selles suhtes on hästi hea näha koolitusel, et kuidas inimesed mõtlevad, kas nii lihtsalt saab ennast aidata või? Et see nagu tänane koolitus, et täna oli hästi selline vägev koolitus, et tegimegi lümfiteraapiat sidusime looduslike toodetega. Riina poolt tehtud siis mähised, põhiliselt olidki Happy Wheat ja soolamähis ja võietest ma alguses mõtlesin, et ma võtan ainult Loorberi oma lemmiku, aga Detox tiip tuli täiesti ise kaasa ja see oli päris õigel ajal ja me nägime, kui vähese ajaga on võimalik ennast abistada. Et nüüd, kui ma kunagi need pildid saan, et kui lubatakse, siis ma mõndasid pilte nagu, mis me tegime enne teraapiat ja tegime peale, ja tegime lihtsalt ühe jala tegime mähistega ja sidumistega ja teise tegime ainult aparaatselt ja käsitsi, milline vahe oli. No teil oli täna seal põhimõtteliselt 2 Eesti tipplümfiterapeuti ka. Ja, et suured kummardused Railile. Raili meil aitas ka hästi, rääkis juurde veel oma teemasid tuli ja võlusime ka tema oma punti. Ja. Et Raili hästi palju meid aitas, ta osales meil koolitusel ja temale meeldisid ka need tulemused, mis tänu nendele mähistele me saime. Millal järgmine koolitus on? Laupäeval on mudakoolitus. Järgmine laupäev mudakoolitus. Aga ma arvan, et me ilmselt täna, Anneli ei lähegi siit täna ära, me oleme muide Rakveres, me olemegi sellises kihtis kohas. Aga lauda mul kaasas ei ole. Ausõna. Et meid oleks... Anneli lihtsalt teab, et kui me saame kuskil kokku, et mul on kohe nii, et kus lauda on, et ma tahan sulle laulata. Ma ei ole siit kaugel. Aga ma tahtsin öelda, et me oleme kihtis kohas ka, et see on ju Rakvere seminari ehk siis kutsekooli endine
õpetajate ühiselamumist, kui ma ei eksi, on ju, et jälle sihuke väike akadeemiline sisend siia juurde. ja siit ka väikene teade, no mis väikene, võib-olla lühike teade, aga suurest asjast, et tegelikult see oli juba teine koolitus, mis meil on tehtud Loodusteraapia Akadeemia alt. Et me jõudsime vahepeal akadeemikuteks saada ja akadeemia asutada. Aga seda me tegime akadeemilises linnas Tartus. Aga sellest me räägime kunagi teine kord. Said kokku ja tegid ära. Absoluutselt. Nii nagu vanasti käis. Jah, täpselt nii. Aga lähme sellest kohast edasi, et kas ma võin selle korraks kokku võtta nii, et 5 aastat tagasi täpselt enam-vähem ma tegin mõned päevad üle, tegin ma Annelile ettepaneku, et mis asja sa neid siin niisama nühkima õpid inimesi, on ju nende või tähendab mähkima inimesi, sa tuleb parem koolitajaks. Ise veel nii spa nende metoodikate koolitaja ja. Siis ma ei olnud. Olid küll, sa olid juba koolis midagi tegemas. Õigus, ma andsin ja tundin. Ja. Ma mõtlesin, hakka parem koolitama, sellepärast, et mina näen koolitamas, et minu tooteid nagu hästi koolitada, et seal peab ikkagi lümfiterapeut ja sükene inimene nagu taga olema. See peab olema selline kogemus, et sa ise oled tundnud ja teinud nendega. Ja lümfi peab tundma. Jah, inimese anatoomiat tuleb ka. Absoluut, no lümfi ka. Jah, kindlasti. Eelkõige, just. Ja siin me siis nüüd oleme nii, et värske akadeemik ja 5 aastat võttis hoogu. See selleks. Aga ma tahaks nüüd sinu käest küsida. Vähemalt võttis. Aga ma tahan nüüd sinu käest küsida ja ma küsiks sama küsimuse. Sinul käis selle aja sees ja ka varem loomulikult ka saunadest väga palju naisi läbi. Et Anneli rääkis, mis peavaludega tullakse koolitusele, mida tahetakse lahendada, mis aha-efekt tekib, aga kuidas sinul nende saunadega on, millega sinulde tullakse? No mis on see aasta väga populaarne üldse olnud, on tegelikult üks asi on küll emotsioonid, hormoonid, aga 3. asi on see, mis me tegime ka laagris selle eksprompt-testi piiridega, mis on seotud. Et ma olen ka avanud nii-öelda seda mõtet, et miks me testime seda piiride asja sellepärast, et kui piirid pole paigas, siis võib juhtuda, et tuleb teatud tüppaasi assi kallal, ütleme nii, et sellest me räägime nagu silmas silma. Pinged voldid ja 1/3 asi veel. Sõraline või? See on see sõber, mis kõhtu tuleb. Ja see on nüüd päris kurb, mida ma näen tegelikult saunas sauna, et naised on nagu kuskilt ennast ära kaotanud ja oma selle naise energia ära kaotanud ja lasevad ennast niimoodi alla suruda. Ja kui on alla lastud suruda, siis tehaksegi teiste jaoks kõik ja siis hakkavad need kõik probleemid pihta. Anneli näeb oma koolitusel, Liina näeb ise, kui me laagrites oleme, et mina näen ju inimesi kas alastuses või bikiini veel, et nagu väga lähedalt, et naiste kehad muutuvad ja ei muutu paremuse suunas. Sest et naised on ennast täiesti ära kaotanud, et nii kui lased natuke selle hormonaalse tasandi ära, siis seda on väga raske tagasi normaalseks saada. Et jah, et see pinge ja voldid, et tegelikult jah, ma ütlesin jutumärkides nalja, aga tegelikult see on naljast kaugel. Et ma just rääkisin Riinale ja Annelile ka, et meil on siis spasmi teema ka siin, et paljud on ju spasmiga meil. Paljud istuvad ja rüht ei korrigeeri ja siis nad ei taha ju kõndima minna. Anneli on ka rääkinud, et miks tuleks tegelikult kõndida ja miks seda külma õhku just tuleks nagu suhu lasta, et siin see nädal mina olen ise pidanud väga palju autos viibima ja loengutes viibima ja täna öösel ma tundsin spasmivalu ja ma mõtlesin, ma sõidangi EMO-sse. Aga nii kui ma sain aru, et see on sellepärast, et liiklus on väike olnud, palju on sellist istumist olnud ja siin on palju kokku surumist olnud, siis lõigi siia alarmi, et kõik süsteem hakkab kinni minema, tegutse nüüd. Ja nüüd, kui on naised ei tea, mis see on, mõtlevad, see on lihtsalt valu, võtavad siis valuvangistid, eks ole, ja lasevad selle edasi minna, siis ongi nii, et meie kõhud lähevad nii-öelda nagu palliks, siis juba sappmaks ja sealt edasi, et tegelikult Anneli koolituste mõte ja see meie saunade mõte ongi see, et me räägime nendest asjadest, et miks tuleb kohe ja täna pidurdada, mitte nädala pärast pidurdada. Sest et tõesti mina nagu ütlen väga otse kohe robustselt, et kui sa jätkadki niimoodi, siis aasta pärast me kohtume uuesti saunas ja sul ongi niimoodi. Ja mõned kohad on tagasi pöördumatud olnud, et siin oli ju ka üks case, kus tütarlaps lõpetaski selle mitte kõige parema ja võib-olla ka
ka sellise natukese fataalsema diagnoosiga, aga ja mitte üks tüdruk, vaid neid on päris mitu olnud ja nüüd siis tehti need elumuudatused ja nii edasi, et aga kas peab alati üle selle piiri minema? jah, et kas selle üle piiri, et sellepärast see detox sauna me hetkel teemegi sellistes väiksemates gruppides ka, et ma näen, see nõudlus on lihtsalt nii suur, et pakkumus on meil selline, nagu ta on, eks ole. Jõudlus. kui üks töötaja on. sa koolita meile palun kontingenti, siis me saame rohkem teha. Ja, aga ma näengi, et sellised hästi sügavad protsessid toimuvadki sellistes nii-öelda linnasaunades, mis meil on praegult olnud, et ma Riinale ütlesin ka, et Riina käib korra ära nüüd Eestis, tuleb tagasi, et mina oleks väga seda päri, et teeks juuni alguses või mai lõpus ühe niisuguse toreda sauna, linnasauna veel. Aga tead sa mis, siit võib-olla lasemegi inimestel siia, kes meid kuulavad, kirjutame, et kes on käpp, me teeks mai lõpus ühe linnasauna. Mis linnas? Aga siis pakkuge linn ka. Jah, pakkuge linn ja vaatame, kes rohkem soovivad tuleb sinna, see on teine. Siis me selle geograafia valimegi. Aga tead, mis mul on põnev? Jah. Kui hääletus läheb? Aga teeme siis nii. Riinal tuli vahepeal raamat välja. Ja mina kasutan neid nagu tarokaarte. Täiesti 100% täppi on läinud. Aga panemegi ka uuele saunale nime. Teeme siis tarokaardi ringi. Te saate ka teada, et tegelikult ühest raamatust võib, mis räägib küll supertoidust ja nii edasi, aga sellest võib super taro teha. No nii, mis järgmise sauna teema on? Ma olen tõmmanud 6 raamatu taro ja need on kõik 100% läinud. Minule sa tõmbasid šokolaadi, nii et mina olen sellega täiesti päri. Nii, pekaanipäklid näen mina. Mina näen siin linaseen. See läheb meil jällegi detox saun. Selle nimi on võidandamine, fermenteerimine. Jah. Ai. Ja head rasvhapped. Ikkagi detox saun, sest et detoxit ei toimu, kui me keha häid rasvhappeid ei saa. Mitte midagi pole teha, siis ongi ummistus. Aga sellest me nüüd hakkamegi rääkima. Kuulge, aga lähemegi siis äkki tänaste teemade juurde. Nii, et esimene raamat läheb siis loosi nende vahel, kes pakuvad välja, millises linnas oleme me oodatud mai lõpus. Või juuni alguses. Mida iganes kuupäev pakkuge ka välja, et siis läheb selle eetri esimene raamat loosi. Aga me lähme nüüd nende teemadega edasi ja tegelikult eks me ikkagi suhtlesime ju ka vahepeal ja saunu me teeme alati koos ja kõiki neid sündmusi teeme koos. Ja tegelikult ma tõin ka need 3 peavalu, nii-öelda peavalu siia eetrisse teemadeks. Sai juba pealkiri pandud tervem ja kergem suvi on ju. Igas mõttes kergem ja tervem. Ehk siis me oleme teinud ka nüüd päris mitu sellist idupidu. Muide, fantastiline nimi, ma ei tea, kes selle pani vist Liis või? Liis Eint pani, oi, aitäh sulle. Et me oleme teinud ka mitu idupidu, ehk siis me oleme teinud idandamise, fermenteerimise koolitusi, eks nad on ju käinud meie igas laagris ka kaasas on ju. Ja tegelikult, mis ma tahtsin alati juurde panna inimestele või nagu hingele panna, ei ole alati see, et kui mingi asi on tervislik, siis ta on sulle nagu suurepärane. Ta ei pruugi sulle alguses üldse sobidagi. Ja kus see tuligi sellest, et üks päev meil oli lihtsalt toiduteraapia laager Pärnus. Tuleb Nelli minu juurde ja ütleb, et mis selle supi sees oli. Kõik nad käivad ja räägivad, et oi, kõht on punnis, kõht on punnis, kõht on punnis, kõht on punnis. Mina siis käisin ka nagu kumepilv mingi, mõtlesin, et meil on ühtegi komponenti, mis võib sellist nagu puhitust või rasket kõhtu tekitada. Nuputasin ja siis ma sain aru, muidugi, meil olid ju laua peal idandid, meil olid seemnikud, seemneleivad, meil olid idandatud kraamid, nii nagu ka praegu meil siin on ju. Aga inimeste mikrobioom ei ole veel valmis seda sellises koguses ja ütleme siis koguses vastu võtma. Vaat point ongi selles, et võt nüüd on see sinu koht, kus sa oled ka hästi öelnud, et kui sa oled aastaid sitta söönud on ju, siis sinu mikrobioom ongi ennast täpselt niimoodi adapteerinud või siis niimoodi ennast teritanud sellele vastavalt, et see ära töödelda, et sellest nagu süüa saada. Ja, et ma võin näite tuua, et kes on nii-öelda 1+1 olnud ja halba toit on niimoodi harjunud sööma, aga kõht käib iga päev läbi, ütleme nii, see on ka võimalik.
ja siis on nagu oleme alustanud seda toidu muutmist ja läinud nii-öelda hea toidu peale üle ja siis tekib paanika mingi nädala pärast. oi, mulle ei sobi see 1+1 sellepärast, et mu kõht on kinni, et ta ei käi enam hästi läbi. Nüüd sa oled ära rikkunud mu seedesüsteemi. Ei, halvad bakterid on nii-öelda müüri ette ehitanud, et need head bakterid ei saaks läbi ja mis on kõht ja keha läheb stressi ja ta on stressis selline 72–96 tundi ja siis see on heal juhul ja siis ta natuke pikemalt ja võib ka natuke pikemalt, sellest me räägime. Seda saab lühikeselt siis, kui ongi saun või tekk, et me saame nagu sekkuda, aga nüüd, kui neid ei ole, siis võib olla täiesti pikemalt. Ehk siis ma proovin selle keerulise asja väga lihtsate sõnadega. Oletame nii, et sinu keha on kinnisvara objekt, seal on ennast mõnusasti sisse kirjutanud ja elanike registrisse kandnud halvad bakterid on ju, kes on harjunud sööma suhkruid, kiireid süsivesikuid ja nii edasi, sest head bakterid neid ei söö. Ja kui domineeris sinu toidus siis too valik, mis on nagu patogeensele, ehk siis mitte sinu sõbralikule bakterile hea, siis järelikult sinu kinnistu registris või selles elanikkonna registris ongi need tüübid. Millise hea pärast peaksid nad oma kinnisvara arendusest ja oma kinnisvarast loobuma, sealt tõmbama, kuidas minema tõmbama, sest see ei ole mitte uttu, vaid see on konkreetselt perd. See selleks on, jah. Ja siis ei saagi hea bakter tulla. Ja võt nüüd ongi see koht, kus me arvame, inimesed arvavad, et nii, viimane purks läks hinge alla, nii homsest läheb lahti ja võtab endale võt siukese kausitäie seda suurepärast fermentatsiooni ette, on ju, palun. See on muide nüüd ekstra, kuidas seda nimetada siis, ekstra klassis, siin on meil nüüd paprikat ka sees, annab vähe tummisust ja vürtsi juurde, see selleks. Ja võtab selle kausitäie, pistab nahka ja ütleb oi, ai. Või siis võtab järgmise hea asja nagu kombucha, on ju, helle kohe, kui sina vaatad, siis vaata, täna me joome nüüd minu tehtud asja, on ju. See on see, mis on draakoni viljaga. Et joob liitri ära, läheb oksendama. Ja, et selle kombuchaga ongi see, et mis mina olen ka nagu öelnud või on, et fermenteeritud joogid, mida poest ostetakse, kõik ongi hea, aga peab seal vaatama, et mis seisus sul see kõht on, et kui sul on düsbioos, siis sa pead eriti ettevaatlik olema, et mina tahaks võib-olla tõesti siin praegu, see on tõesti väga hea kombucha, ma maitsesin, ma tahaksin võib-olla pool liitrit ära juua, mitu klaasi järjest, aga ma ei tohi seda teha, sest et siis on õhtul on kõht punnis ja märkan öösel kõhuvaluga ülesse. Ja samas me oleme ka rääkinud laagris, et tegelikult see on just nimelt laagris oleme seda nagu lubanud inimestel natukene, kuidas me ütleme, võib-olla agressiivsemalt, eks ju, manustada, et sa saad väga hea sisendi, et kui sa neid toite ei kannata, siis järelikult sa ei peagi minema kuskile arstile, sul on düsbioos. Ehk siis kinnisvara on soetanud, omandanud, elanike registrisse kandnud, mitte sinu sõbralikud tüübid. Ja kui sa tahad nüüd häid sõpru kasvatada, siis tuleb alustada vähehaaval. Ütleme siis nii, et täna nad ostsid putka, on ju, homme juba äkki said 2 tuba rendile võtta. Ja võt selles suhtes mina soovitan alustage smootidest. Miks? Nad ei ole nii agressiivsed, nad ei ole nii aktiivsed kui kogu see mant, mida me siin idandame. Meil on siin täna erinevad kapsalised ja brokolid ja need, terve raamat pajatab nendest imelistest superfoodidest, aga me alustame alati mõistuse piirist, ehk siis me kuulame hea. Ja kombuchaga eriti, et kuna tegelikult, ütleme siis nii, ta on pärmseen, ta ei ole mitte nüüd see, millega me saia küpsetame, aga ta on ikkagi seen ja ta on eriti agressiivne, ta tahab ju üldse kõik endale saada. Aga ta toodab seal imelisi happeid, mida meil on nagu vaja, et tsiteerin seda tarka lauset, mis sulle kunagi meeldis. Kõik on ravim ja kõik on mürk. Sõltub annusest. Nii et alustame alati tagasihoidlikult. Aga mis siis juhtub, kui me oleme ennast söönud täis sellest, mis meile ei sobi ja meie mikrobiomi ei suuda sellega hakkama saada? Mis meil juhtub? Mis meil juhtub? Miks meil on paha olla? Paha olla, raske on olla. Raske lausa on. Miks me oleme vett täis? Lihtsalt lümbisüsteem ei jõua nii palju töötada, kui te sinna igasugust asju peale topite. Et kuna kõhuõõnes ja siin sooltes
seal on nii palju neid lümfisõlmi ja neid on ju. ja kui seal surutakse nad kinni, siis tekibki see, et midagi ei saagi toimida. ja kui me ainult siis istume ka, et eriti hea ei ole olla ka, kui meil kõht on selline nagu trumm on ju, siis me istumegi. proovid ka kõndima veel minna siin sooritusel. Saadetakse mind ei tea kuhu. Et sellepärast ongi, et ei saa kõiki asju niimoodi. Tuleb rahulikult hakata kõiki asju tegema. Absoluutselt. Aga teha väikse sellise rollimängu läbi, eks ole, et mina helistan sulle, Anneli, ja ütlen, et kuule, selline mure on, et eile käisin koolitusin, sõingi kõiki neid idus fermenteeritud kombutsat kõik, aga ma ei teadnud, et ei tohi nii palju, eks ole. Nüüd on pahasti. Ja mul kõht valutab, on kivi kõva ja ongi, et liikuda on raske ja jalad valutavad, lümf on kinni, et variant A, kas sinu laua peal või variant B, et ise kodus aidata, et mis oleks esimene samm siis, mis hoolitsusega ma võiksin siis alustada? Kodus, kui sul on soolamähis, siis soolaga. Ümber kõhu? Jah, sa ei peagi isegi selja taha panema, sa võid topelt panna kõik siia hästi ja natuke soojas hoida. Aga kui on vann, saun, tekk, võtame näiteks need kõik asjad. Vann, saun, tekk või? Madalad temperatuurid. No ikka. Aga millega näiteks, et noh, et selles mõttes, kui on... Sa võid soolaga seda saunas, võid seda herbalit panna või loorberit. Sa mõtled seda? Jah. Et need muda. Et muda kindlasti on selline hästi hea. Et ma arvan, et tekkis, kui sul on selline seisund, et sul on tõesti puhitused ja kõik need, siis sa tekkis ei saa olla. Või sa paned tõesti niimoodi endale ainult selle ühe selle teki ja paned lihtsalt peale, selle kehaosa siia peale on ju. Aga mitte ei lähe sinna 75 kraadiga, vaid ikkagi ainult see 53-ga. Et seda ei ole, et meil tuleb see spasmid ja need tuleb maha rahustada, terve see soolestik tuleb. Ma küsin ühe asja siin veel, aga millest tuleb see siukene, noh, kuidas ma nüüd ütlen, et sul ei ole mitte lihtsalt ainult raske olla, vaid sul on veel ka meeletu väsimus ja möh on see eesti keeles. Aga see tulebki on ju, kui meil soolestik korralikult ei tööta või me oleme üle söönud, me söömegi sellist asja sisse, mida me ei ole nagu harjunud sööma. Ja see, et meie organism nüüd sellega hakkama saaks, siis see väsitab ju meid topelt ära. Ja sealt see väsimus tulebki. Kui me oleme kogu aeg harjunud friikartulit sööma ja järsku läheme ainult nende juurikate peale üle on ju fermenteeritud. Selge see, et mul lööb kohe kõhu valusaks. No see on hea, kui ta nii-öelda kaane ära lööb, see on hästi. Ja see on hea. Aga kui ta välja ka ei tule, siis on nagu keeruline. Aga ma küsin sinu käest nüüd. Vaata, me oleme sinuga rääkinud sellest, et millist hunti toidad on ju, siis seda toitu hakkab see hunt küsima ka on ju. Et sinul oli detox smoothiga või mis smoothiga sul oli see lugu? Minul oli detox smoothiga niimoodi, et siin ju vahepeal meil smoothid ei liikunud. Ei olnud seda ühte õiget toorainet, et detoxit teha ja mina nii-öelda, mul ei olnud teda kodus. Mis oli, hakkas see, et ma ütlen oma vanemale tütrele, et täitsa lõplinel. No niimoodi tahaks magusat, et ei suuda enam. Ütles, aga emme, ma pole ammu näinud, et sa detox smoothit jood. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et ma ei saanud enam oma häid baktereid toita mitte millegiga. Ja kohe hakkasid pahalased tööle. Ja seda on näha, et piisab paarist päevast, kui ma ei joo detox smoothit. Kohe hakkab see, veel on praegult see, et Anneli ütlesin, et mul on 19. juunini on eksamid. Et ma juba pean ennast ette valmistama selleks, et mul ei tekiks neid mõttetuid magusasööst. See tähendab seda, et mul on smoothie kogu aeg praegult. Et ma ise teadlikult hoian selle ära, et ma ei tekitaks endale kahju. Et me peame ise vastutama oma otsuste eest ja oma tegude eest ja valmistuma ette, et need, kes ka mul 1+1 kirjutavad, ma ei tea, ma ei suuda, ma pean seda magusat sööma. Mille pärast sa tead? Ei pea tegelikult. Iseloom on võib-olla nõkk. Aga tegelikult nali naljas see, et detox smoothie hoiab ära selle magusa sööstud. Ehk siis minu mõte oligi selles, et ära siis kohe mine nende fermenteeritud või idandatud kraamide kallal on ju, et alustagi smoothidest, et nemad on vähem agressiivsemad. Saate nii-öelda
eeltöö ära teha sooltes, et vedelamal kujul on ju ja saate alati ju natukene juurde, ega ei pea niimoodi, et kui sa selle, noh, ma ütlen, mina panin ka nüüd selle endal spaketid kasvama. Need on need mungoad piivapakis. Kes su hääle ära varastab? Ma käisin täna lasteaia peol laulmas. ja nüüd ma kasvatan ka neid ja ma panin, mitte ei võtnud liitrise paki on ju. Sest ma mõtlen, et ma saan ju mõne päeva pärast järgmise pooliku pakki panna on ju. Et ta ei pea olema nii, et ma iga päev seda söön on ju. Muide, aga see ongi nakkushaigus. Et kui sa juba ühe korra hakkad neid asju tegema ja sa oled juba harjunud neid sööma, siis sa muid asju rohkem ei tahagi. No aga see tulebki, sa pead niimoodi vaikselt on ju, et alati tuleb oma seda sisehäält kuulata, et mis su keha tahab on ju. Ei no vaata, sellega juhtub pärast see koht, et siis proovi friikartulit üks päev süüa. Ja võt siis on nendest kõht. Kusjuures, et mul oli nädal aega tagasi selline, oli 3-päevane testimine, käisin Lätis vanema tütrega ja ma läksin teadlikult sinna, et kuna ma ei tea, isud on nagu täis söödud on ja mul on veel see rumal komme, et kui isud on täis ja kõht on tühi, siis ja mul ei ole seda toitu, mis ma tahan süüa, siis ma ei söö. Ma lihtsalt ei söö, sest ma asendustoitu ma ei taha. Ja me oleme nagu rääkinud ka naistele, et keha su sellepärast selline, et valgupuudus on, et sa sööd liiga palju sellepärast, et su toidus on ainult süsivesik, et valku ei ole. Mis see tähendab? Ja olime siis seal Lätis ja rääkisin neile ka seda loo ära, et teeme nii, et testimegi, et söömegi põhimõtteliselt kala ehk head rasva ja valku või liha, et head valku. Ja üks päev laupäeval siis oligi, et meil oli esimene toidukord oli kell 12 ja kell oli õhtul 9. Mina ütlen, meil on alati üks restoran, kus me käime, kui me lahkume nagu Riiast. Me ei saa seda traditsiooni murda, et me peame sinna minema. Ja me läksime natuke peale 9 sööma, lihtsalt süüa, aga meil oli kõht kella 12 täis. Ehk et ma jälle tõestasin ise endale ära, kui saada puhast ja kvaliteetset valku, siis võib-olla me tahamegi päevas ainult ühe korra süüa. Nagu päriselt. Keha ei anna sulle enne masu, kui ta pole kätte saanud oma valguvajaduse. Ja võt seal ongi see koht, et miks on kommiisud või kui ma inimestega ka räägin ja räägime sellest toitumisnõustamisest on ju. Et esimene asi, et oi, kui te sööte liiga palju magusad, siis ma ei tea, tarbige seal mis iganes tsinki ja mis toidulisandeid kirjutatakse. Ei, tuleb kõigepealt kontrollida oma valgutarbimine. Sest magusad me tahame siis, kui pole rahuldatud valguvajadus. Aga teate miks või? Aga sellepärast, et meil on mälu, kust tita sai valgu kätte? Emapiimast. Aga emapiim on milline? Magus, ta on vaniljamaitseline, täpselt nii ongi. Ja sellepärast meil töötabki väga lihtne lüliti, kes ütleb, et aga nüüd lippa ja too midagi, mis on meil vaniljamaitsega. Ja esimene vastus on mis? Komm, jättis ja nii edasi. Aga teema on ju, paneme siis selle teema lukku on ju. Ma ühe asja ütlen selle valgu kohta, et kui meil on valgupuudus organismis, siis on kindlasti lümfitursed. Et see on et see juba on niimoodi. Ja kui meil on valgupuudus, siis meil on ka immuunsus nõrk, aga me sellest täna ei räägi. Ja see läheb pikalt edasi, et ma tahtsingi selle bloki nüüd kokku panna. Et kui me nüüd tahame suvele kergena vastu minna ja tõesti me väga propageerime sellist idandamist ja fermenteerimist ja elusaid toite ja nii edasi. Kui sul ei ole nendega harjumust, kui see alles algab täna või hullem veel homme ilusal päeval või ühel ilusal päeval, siis ei ole nii, et tõesti kausi täis ja kausi täis teist juurde, et see lõpeb kurvasti on ju või liiter kombutšat, siis ei ole üldse lahendus. Selle aiamaade majandusega ma tahan ka öelda, et kui sa pole kunagi, väga populaarne see, et tehakse ju kasvuhooneid ja pannakse kõik kasvõid edasi, eks ole, ja naabrinaine teeb, et siis mina pean ka tegema ja et seal tuleb ka vaadata, et ei tohi ülevulli minna selles mõttes nende peena pealt asjade söömisega, et sealt võib ka otse peena pealt, kui sööd ja sööd üle, võib päris palju paha teha kõhule. Et
kõik nende asjadega tuleb lihtsalt olla mõistlik, kui sa Mõistlik, kui sa oled täpselt. söönud 2 aastat pastat, siis alustas smuutidest. siis ära jäta üle järgi. jah, et ära jäta üle järgi, et see on nagu, kes on kunagi suitsetanud ja et jah, et tulla sealt nagu step by step välja. aga klaar, et tervislik toit on tervislik siis, kui ta on õiges koguses ja kui me räägime ka sellest, et teda on adekvaatselt tarbima hakatud. Lähme edasi. Mis oli veel üks sisend, mis ma paningi täna siia teemaks, on siis seesama östrogeeni dominant. Meie, ma pean siia poole pöörduma, meie oleme nüüd küll kogu aeg nii-öelda kütnud selle östrogeeni taseme tõstmise osa pealt vastavalt siis sellele sihtgrupile. Ma siin viitasin vastavale vanusele. Aga ma võin ka öelda seda, et enam mina ei ütle, et östrogeen või menopausi on siuke 50 pluss inimeste teema, sest praktikas ma näen ka juba 35 pluss, et tänasel päeval need seisundid ei küsi vanust enam, vaid eluviis paneb selle paika. Just. Akadeemik on rääkinud. Absoluutselt. Sest mis mulle veel tegelikult meeldib, et me võime neid meie laagreid, sündmuseid, saunu sõna otseses mõttes, ma ei tea, kuidas me nad teadustööna võiks ära vormistada, aga see data ehk see inimeste seltskond, inimeste arvukus ja kõik, mis me teada saame, see info on ju, see täiesti väärib ju vähemalt pisikest, aga korraliku teadusuuringu tiitlit on ju. Et mis me nagu eelmine suvi kõik tõime välja, see sai küll kaante vahel ilusti kõik, mis me välja mõtlesime. Sa hakkadki iga suve hakkad kokku kaante vahele panema. Selge, iga suvi raamat, selge. Aga lähme siis täna ikkagi selle östrogeeni dominandi juurde ja miks, sellepärast, et sina ükskord küsisid minu käest, aga miks nende tüdrukute kaal ikkagi ei lange, kui nad teevad kõike, teevad tekki, teevad sauna, käivad seal, ma ei tea, tõmbavad kõik pahad asjad oma menüüst välja, smuutit joovad ja nii edasi, et no okei, tõesti meil kaalulangusel tuleb mingi platoo sisse, see on normaalne, keha seal natuke tahab ümber häälestada, see selleks. Aga meil on olemas niisugune lugu nagu östrogeeni dominant, ehk siis kui kehas on östrogeeni üle ja kohe kõvasti üle ja kohe niimoodi üle, et ei saa sellega hakkama. Ja juhtubki säärane lugu, et kui see östrogeen ära ei lagundata maksa poolt, maks on ülekoormatud, lümf ei jaksanud teda seal välja viia ja nii edasi, sest ta on suur, ta on rasvlahustuv molekul ja temaga läheb aega. Ja siis juhtub nii, et soolestik tõmbab ta nii-öelda nagu teisele ringile, et meil keha tootis, soolestikust tuli veel teisele ja võib-olla kolmandale ringile ja seda östrogeeni on kõvasti üle ja nüüd on ta toksiin. Sellepärast, et teise ringi östrogeen on toksiline. Ta on meie keha jaoks toksiline. Ja mis juhtub, mina panekski talle võib-olla sellised, ma ei tea, kas teaduses selline mõiste on olemas, aga see on sõnas mõttes hormonaalne põletik. Ehk siis, jah. Mina ütlen selle kohta, mida ma näen enamusel on sodised jalad, ütlen selle kohta. Et see on teatud jalgade tüpa, sodised jalad on tõesti see östrogeeni üledoosis. Ja kas me võime ka seda öelda, et osade selliste lümfastaaside või lümfihäirete põhjuseks võib olla ka kõrge östrogeen? Muidugi võib. Sellepärast, et on ju seotud hormoonidega. Nii et kui on need tasakaalud paigast ära ja kõik asjad, need on ju, et kõik võivad mõjutada meie organismi, et ikkagi inimene on meil üks on ju, nii seest kui väljast on ju. Ei ole, et vahepeal käib kuskil mujal ära. Ja seal on... tekitab paljusid igast asju, turseid ja kõik asju. Siin mina ütlen niimoodi, et naised, kes te olete võtnud väga kaua aega beebipille ja te olete siin kaua spiraaliga olnud ja siis kellel on olnud vaja need hormonaalsüstid ja nii edasi, et siis mina soovitan kiiremas korras Anneliga üldse ühendust võtta või Anneli laua peale minna või Anneli koolitusele, et ma ei ole veel praktikas näinud, et inimene, kes neid asju tarvitab, et tal ei oleks probleeme nii-öelda nagu tulevikus või ei oleks juba täna ja sealt tagasi pöörata. Vot sealt on juba väga raske tagasi pöörata, see on aeganõude, see võib mitu aastat võtta.
ma tahtsingi seda öelda, et Anneli koolitusele ei pea minema ainult see, kes töötab massöörina või tahab mingite kehapraktikatega tegeleda. Mine ja tee need asjad iseenda jaoks selgeks, et minu meelest see, mis sa just ennem ütlesid, et aha-efekt, et oi, et kas nii lihtsate vahenditega saabki neid asju teha ja tegelikult keha on lihtne. Jah, nad ongi kõik lihtsad. Mina tahtsin sinna juurde veel öelda, et jaa, see hormonaalne põletik ongi see nii-öelda medali üks külg, aga medali teine külg ongi see, et kui minnakse ka väga räigetele dieetidele, väga suure kaloraaži nii-öelda lõikamisega, mida ma olen ka öelnud, et olge ettevaatlikud, et seal 10% kaupa selle lõikamisega tuleb minna, seepärast et nii kui keha näeb, et on mingi jama, siis keha meil reageerib alati stressina. Ja kõrge kortisoli meil toodetaksegi, nad on steroidsed hormoonid koos selle östrogeeniga. Keha peab rohkem kortisoli tootma, jätab siis nii-öelda östrogeeni vaeslapsoosse. Ja võt siis keha hoiabki östrogeeni taseme kõrgema. Sest keha on meil nagu koleerik, on ju, ütle talle, et on karahuul, siis ta karjubki veel 7 aastat, et on karahuul. Ja sealt me nagu jõuamegi sinna, et dieet ei tööta. Ei tööta. Jah, mina näiteks ei nõustu ühtegi naist või siis ütlen, ma võin nõustada, aga ma tean, et tulemus ei tule, kellel on spiraal sees, kes võtab beebipille ja veel need plaastrid ja muud jamad, et selles mõttes seal ei ole võimalik nagu inimest puhastada, kui keha nagu toodab peale, et ma ei tea, miks arstid toovad vabanduseks, et ma ei tea, kas nad saavad mingid preemierahad, et kui nad suudavad, ma ei tea, aastas X summa või X arv spiraale sisse inimesele panna või kõhtu tühjaks tõmmata, eks ole, et kogu aeg kuulen seda, et mul on rohked verejooksud ja kõhuvalud, et arst pani spiraali, et mul ei oleks enam verejooksu ja kõhuvalusid. Äkki langetaks või selle östrogeeni taset on normaalseks. Et olge õnnelikud, et teil on nii-öelda päevad, et see on nagu õnnistuskeha tegelikult, et keha peab puhastama. Te olge õnnelikud, et te keha toodab östrogeeni. Just, aga nüüd hakata nende brutaalsete vahenditega minema, et ma olen ka alati öelnud, siis vaata günekoloogi, kui ta sulle selliseid asju soovitab. Absoluutselt, et väga häid arste on olemas, et otsige, et ärge minge selle peale, et tasuta saada. Teinekord on mõistlikum maksta raha ja minna väga hea arsti juurde ja alati võtke nii-öelda nii nagu on, soovite pakkumist, ehitate maja või midagi, et 3 pakkumist võetakse alati, 3 arsti juures käin alati. Ja vot siin tulen mina jälle oma selle idandite kausiga on ju lagedale, sellepärast, et me saame aidata maksal sõnas mõttes väga hästi tulla toime selle östrogeeni lagundamisega, siis ütleme nii, tema väljutamisega, kui me kütame sinna tohutult sisse risttõielisi. On brokolid, on igasugused redised ja kapsalised ja need brokoli on siin muidugi täiesti fantastiline, on olemas isegi sükene toidulisand nagu, praegu ei tule meelde last talle, et see on lausa brokoli ekstrakt, dimmu, mis selle asja nimi, vahetele, et seda saab tegelikult ka oma toiduga päris hästi reguleerida. Ja siin ütleme täiskasvanud mingisugune brokoli versus tema idu, siis näiteks see sulforafaani sisaldus on idandites 40–50 korda kõrgem, saate aru, et see ei olegi see koht, et peab kausidesse salatit ära sööma. Riina, te brokolist rääkisid, et ma tahan nagu inimestele öeldagi tegelikult, et seoses brokoliga, et kui asi on su kehas jama, sul tuleb brokolit süüa ja kui sa ei söö seda, sa pole nõus sööma, siis me ei saa sind aidata. Jah, et ma olen uhke nii mõnegi naise üle, kellel tegelikult brokoli ajab öökima. Nad on harjutanud ennast ja on hakanud sööma. Et kui inimesel on jama majas, ta teadvustab seda endale, siis ta teebki tegelikult. Ja samas ongi nii, et näiteks mina ei ole suure täiskasvanud brokoli sõber, on ju, mulle meeldib ta kas fermenteeritud kujul, muide seal on jälle see sulforafaan väga hästi aktiveeritud. Või idandi kujul, minule ei meeldi see, mis on, mul ta kodus ei kasva, on ju, mul ei ole sihukest võimalust. Ja ma ei viitsiks seda kasvatada ka ilmselt, on ju, sest ta on päris pirtsakas. Ja no mine kasvata brokolit ja lillkapsast, ussid on kohe koos kõikide teiste kui hästi suure maa peale saad, siis keskmised on ilma. Ühesõnaga, ma valisin endale töövaldkonna. Jooksutlased kohe panevad nad nahka, kui on... Ja.
aga seda saab ideaalselt idandite nendega, eks ju, ära lahendada, nii et mina siis pigem ütlekski nii, ma olen väga palju tegelenud omal ajal, noh, fitnessi tüdrukud kaasa arvatud eriti, sest et nende koormus, nende dieedid, eriti enne võistlust on natukene palju karmimad, kui siin tüdrukud teinekord kodus näidutavad ennast. Ja seal oli üsna tihti vaja selle östrogeeniga päris maadelda, sõna otseses mõttes päris maadelda. Ja samas jälle mõne dieedi tagajärjel kadusid päevad ära, suur füüsiline koormus, noh lollusi tehti ka on ju. Ja siis tuli selle östrogeeniga jälle sõbraks saada. Nii et ärge mängige östrogeeni mänge. See on väga hea Triina jah, dieetidest just selles osas, et dieedid võtame aga just selle, mis östrogeeniga seotud, et kui te jõuate minuni, et teil päevad pole, siis ma ju küsin igast küsimusi, aga kui me jõuame sinna, et te olete erinevaid dieete proovinud, igast joo efekte teinud, eks ole, siis drastilisi kaalulangusi ja sealt füüsilist koormust, et olete näinud internetis, et need isikud teevad ja teete järgi, siis päevad kaovadki ära ja siis muud hormonaalsed muutused toimuvad ja need tagasi pöörata jälle võtab aega ja see ongi see, et kõik mis jama sa oled oma kehale teinud, sa oled selle kiiresti teinud võib-olla kuu aega, aga välja toomine võtab vähemalt aasta, võib-olla. Või see on heal juhul aasta, aga siin sobib väga hästi see, et narrid põldu üks kord. Narrid teemas. Mitu korralikku aastat on ju. Et ühesõnaga, kui me võtame jälle selle östrogeeni teema kokku, siis ja miks need dieedid ei tööta, siis tõepoolest meil on olemas laagrid, tulge meie laagrisse. Kui sul ei ole head günekoloogi või ma ei tea, sa ei taha seda vereproovi teha ja teinekord see vereproov ei pruugigi näidata, sest et naistel kätte saada see õige aeg, millal teha östrogeeni proov, sorry, meil on ovulatsioonid ja menstruatsioonid ja kõik muud asjad, et seal tuleb veel ära timmida, aga meil on kehavoldi meetod, mida saab meie laagrites teha. Üks volt või? Seal, siis kui me saudast pinded maha võtame, siis hakkame kehavolte ära mõõtma. Ja on olemas volt, mis sõna otseses mõttes on väga kõnekas ja ta ütleb kohe, et kas östrogeeniga on hästi või temaga on pahasti. Aga ma võtaksin selle hormoonide juures 2 küsimust, Triina. Et väga head küsimused. Kus sina näed küsimus? Mina ei näe. No, sorry, okei, aitäh. Et siin võtaks selle Margit Säärekõnne küsimus, vaata ma tahan. Loe ette, nii on lihtsam. Mul hakkab ka lihtsalt natuke käed lühemaks olema, et ma pean Anneli juurde minema silmalümfi eest tuleb kusjuures ka hoolitseda, eks ole, siin taga meil on silmal on lümfijärv ja teinekord, kui läheb sodiseks, siis lümfijärv seal siis tuleb teha ja silma nägemine kohe. Aga Margiti küsimus. Teil on nagu maha kirjutatud Margit ja Pille. Ja, kui rinnad on kogu aeg, ma panen ühte küsimusse. Kui rinnad on kogu aeg paistes ja millest on tingitud olukord, kui rinnanibud on hellad, puudutates täitsa valusad, kas siis on ka östrogeeni üledoos? No Pille, kui mees ei ole krutid neid valusaks, vaid siis on probleem tõesti. Mina ütleks nii, et teie tüdrukud minge kiiremas korras oma parima günekoloogi. Tartus on väga häid arste, võin öelda niimoodi. Kui sa vastaks samamoodi ilmselt. Et jah, et kui ta on kogu aeg on ja just, et ei olene sellest, et ovulatsioonist või menstruatsioonist või sellest, et kui ta on kogu aeg, siis jah, lihtsalt kontrollida iseenda rinna. Või üks võib-olla see on natukene kiirem viis, et lihtsalt otsida üles rinnakabinet. Ja minnes mina läheks konsultatsioonile, tähendab, kui see on päevateelne siukene, pakitsevad on ju või seal, kellel, ma ei tea, ovulatsiooni aeg inimesed reageerivad, naised reageerivad erinevalt. Kui see on pidev, mine arstile. Küsimus. Väga populaarne on see, et naised panevad rinnad endale, eks ole. Kas mingi hetk võivad need nibud ja rinnad ei, vastus on ei, siis on sittoperatsioon.
Veel kord, mul on väga pikk kogemus fitnessi naistega. Uskuge mind, ma tean, mis on rinnaimplantid ja ma tean, millised tüsistused on rinnaimplantidega ja ma tean, kuidas need rinnad käituvad. Et ei või ka näiteks 5-6 aasta pärast midagi juhtuda? Ei, kui on väga hästi pandud, kui on tõesti filigraanne töö, seal ei ole mitte mingisugust probleemi, kõik on hästi. Kui ta oli kehv algusest peale, läheb ainult hullemaks. Okei, siit võib ka see olla, miks naistel näiteks see östrogeeni teema kehas, see võib ka see, kui on halb operatsioon olnud, siis ta hakkabki kruttima keha nii-öelda. No ükskõik milline halb operatsioon krutib kogu keha lõpuks tuksi on ja aga kui nüüd minna selle juurde, et kui rinnad on kogu aeg paistes, siis palun mine günekoloogi juurde täisülevaatus, sest Sest paiste nad võivad... See ei ole hea märk. Nad võivad minna paisteni päevade tõttu, teine asi on see, kui kaalutõus on meil teinekord. Minul küll on näiteks nii piisab 2 kilo ja rinnad on kohe suuremad. Mul on nii väiksed vaatanud ka, et selles mõttes nad on reageerimise võimelised. Vaata, üks on suuremaks läheb ja teine on paistes. Siis järelikult seda, kui ta on paistes, siis ei ole ka mugav on ju. Jah. Nagu pakitseb, mina peaks rinnapiima täis pakitseb. Ja seal võib olla 733 asja, et võib olla sul on kehv rinnahoidja on ju, et on näiteks lümfivool kinni, see on üks variant, see on kõige leebem. Aga see võib olla ka kõnekas kindlasti ebameeldivatest asjadest, ebameeldivatest diagnoosidest. Rinnakabinetti. Sinna saab kiiremini kui günekoloogi. Tegelikult okei, pärast jätke meelde, et ma ja pärast ütlen midagi. Kui need on ikkagi need tasuta need kutsed. Ma vastan ka ära. Merlin Heinleid, loe minu raamat ka läbi, mul on seal brokolist vapsi jutud sees. Ja Margit, miks sinul on see asi, mis ma saunas sulle ütlesin, see on selle pärast, millest me rääkisime, et sa tead tegelikult vastust. No teil oli mingi personaalne teema, okei. Ja see on see, millest te pärast teise tüdrukuga rääkisite divani peal. Okei, fine. Aga Pille, ma arvan, et sina küll sõbrakene nüüd käi lähimas parimas kabinetis, rinnakabinetis. Et veel kord, kui ta on korraks enne ovulatsiooni, enne päevi, no kuidas kellel on ju, siis on üleminev nähtus, sa saad sellest ise ka aru. Kui see on kogu aeg, siis mina lööks küll häirekella ja läheks uuriks natukene asju altpoolt. See ei ole nagu häbi asi, et selles mõttes, et mina käin ka kontrollis iga pool aastaga, küll teen verd, küll günekoloogi, küll kõik muud asjad. Me oleme sellises ühiskonnas, kus me ei tea, mis siin levib või taevast alla saab või toit või mis iganes, eks ole, et tulebki käia kontrollis, et mitte oodata, kui midagi on viga, et võib ka niisama kontrollis käia ja see on täiesti okei. Stress ja need väga palju mõjutavad ja kõike meie seda organismi. Kas me lähme edasi? Kuulge, jätaks selle rinna teema, sellepärast, et see on niivõrd spetsiifiline, ütleme siis nii, pigem ma ütleks, et kõrgest östrogeenist räägivad vererohked päevad on ju. Mul oli terve pikk loeng selle kohta ka, kes tahab seda uuesti kuulata, kirjutab mulle on ju, et on palju väliseid märke, siiski paistes rinnad, pakitsevad rinnad, need, mis on pidevalt pakitsevad või pidevalt paistes, see võib olla jutt ka teisest asjast, et ma ei taha spekuleerida siin. See oleks šarlatans. Kui te käite günekoloogi juures, siis valige selle pärast väga hea günekoloog. Ma räägin hästi palju praktika asjadest, võib-olla siis teil jõuab nagu paremini nagu kohale. Naisterahva annab mulle vereproovid, ma ütlesin, palun mine günekoloogi juurde, sellepärast, et ma tean 100%, sul on üks asi. Käib günekoloogi juures ära, puhas, ütlesin ei. Ma andsin talle isegi nime, kelle juurde sa lähed. Käis selle ära, tuleb tagasi. Kus sa teadsid Nelli? Ma lihtsalt tean, sest need näidud näitavad, et on. Teinekord tuleb ise öelda günekoloogi, palun kammi mind seest niimoodi läbi, et iga nurga tagune, et tuleb leida see põhjus üle. Ta võib olla mikro. Ja, aga piisab sellest, et on mikro, et ta läheks makroks. Et nii on. Ja me ei taha siin nagu asju üle dramatiseerida, vaid see on normaalne.
kui keha annab ebamugavustundega, noh, need paisesrinnad või tundlikud nibud märku, siis tasub just asja nagu ja edasi kui uurida. see kestab ikka rohkem kui Ja päeva. teate, mis ma ütlen ühe asja väikse disclaimerina, ma arvan, et meie eeter ei ole kindlasti see koht, kus me ütleme, et nüüd tõmba need plaastrid endale peale või tõmba seda valgust teraapiat endale selja peale, kõik läheb üle, et ei, me teeme intersektoraalset koostööd ja kui sellel sümptomil võib olla 4 sisendit, siis tulebki need 4 sisendit läbi kandida. Siis kahjuks meieni ei jõua mikroprobleemid või mikrojuhtumid, vaid meil on päriselt juba väga makrojuhtumid, et ma isegi Igoriga siin paar päeva tagasi arutasin, et mis toimub nagu. Aga lähme edasi. Lähme. Ma pakuks välja veel ühe asja. Ma tahaks ilgelt oma raamatut loosida veel. Jah. Meil tuleb veel üks plokk, aga seniks ma ootaks siia veel küsimusi. Ma tahaks täna parima küsimuse eest ka anda raamatu välja. Et mõelge nüüd hästi, et me rääkisime sellest tervislikust toidust, mis võib osutuda sulle natukene mitte kõige tervislikumaks valikuks. Me rääkisime sellest östrogeeni teemast, aga mind üks päev kõnetas ERR-i üks uudis, kus öeldigi, et meil on läbipõlemise pandeemia. Et vaimse tervisega on asjalood niivõrd halvad, seal on pikk artikkel selle kohta, ei viitsinud isegi lõpuni lugeda. Aga meil on siis laagrites on see tööriist nagu kehavoldi meetod, on ju, seal Roman käib selle kaliiperiga mõõtmas. Minul on ka üks lemmiktööriist ja selle nimi on Bravermani test. Ja see Bravermani test absoluutselt hästi eksimatult kusjuures näitab ära, milline ajukeemia profiil parasjagu inimesel on. Et kui me rääkisime siin sellest östrogeeni dominandist, et mis ta kõik kehas teeb, siis meie ajus on 4, ütleme siis sükest põhilist transmitterit, ajukeemia jupikesed või ütleme siis sükesed sidemehekesed. Ja kui mõni neist hakkab nagu minema üle õlli või teine hakkab minema nagu väga-väga madalasse, ütleme siis nii puudusesse, siis on vastavad probleemid käes. Pikk jutt, siit jutt, ma teen nüüd ühe vinge kokkuvõtte. Ma avastasin, et ma pean nõustuma ERR-is öelduna, on küll pandeemia. Mul on praegu hormoonid, emotsioonid ja aroomid kursusel 15 tudengit. Ja ma lasin kõigil teha Bravermani testi. Mis on tulemused? Kade olen. Tahte ka teha või? Ja oleks küll. Teile ma kindlasti saadan. Tahte teha? Võiks uue teha. Davai. Äkki olen neid. Oota, ei, stopp. Meil on juulilaagris ka see. Aga ühesõnaga. Räägi see jutt lõpus, ma räägin ühe jutu siia peale. Et 15 inimest tegid selle testi ära ja kõigil 15 on puudujääk GABA neurotransmitteris. Mis on GABA neurotransmitter? Vaat see on nagu meie keha siukene kuldne pidurdaja. Ta on sellise maha rahunemise, nii-öelda iseendasse tulemise signaalmehikene või selline lüliti. Ja kui seda lülitit ei ole, kui pidurit ei ole, mis siis juhtub? Vaat siis juhtuvadki sellised asjad nagu krooniline ärevus ja sisemine rahutus ja ma ei tea, mis veel. Inimene paneb nagu hullu kogu aeg, eks ju, tal on uneprobleemid, tal on ärkveloleku probleemid, tal on ainult üks probleemi otsa ja nii edasi, meeleolu muutused ja nii edasi. Aga mis on kõige olulisem? Kõige olulisem on see, et madala GABA taseme juures lihaspinge, spasmid, seedesüsteemi spasmid ja nii edasi. Ehk siis kõik see, mis me eelnevalt rääkisime, toidust ja östrogeenist ja mis iganes veel, me kogu aeg jõudsime sinna, et spasmid, stressis kinni, ei voola ära, ei tule ära ja nii edasi. Mis on nendel kõigil 3 teemal ühist? See oli enne juba küsimus. Täpselt nii. Ja vastus ongi hästi lihtne. Täpselt nii, kui sina juba hakkasid rääkima, aga sina tõid selle kõhupuvituse juures, siis lõõgastus. Ei oska lõõgastuda. Ei oska.
ma ei oska lõõgastuda, sa ütlesid ka ükskord väga hästi, et see ei ole klaas veini ja Netflix on ju. või sõbrannadega väljaminekust, et klatsite või räägite oma probleemidest, see ei ole lõõgastus. Lõõgastus on see, et jaa, võidki sõbrannaga minna väljaga, lähed spaasse, lõõgastud või nagu me Riinaga käime taikate juures selles toalmassaažis, see on lõõgastus. Ja ma just tahtsingi öelda, et vaat me räägimegi erinevatest asjadest, et inimesed nagu aru saanud, et lõõgastumine, see on nii-öelda mingi asendustegevus, et kui ma päev läbi ma ei tea, seal olin müügijuht või mingi muu tädi, ajasin telefoni teel ühte juttu, siis ma lähen välja, lähen sõbrannaga ajama klatši juttu, on ju. Ei ole lõõgastus. Me Nelliga viimased, no mitte viimased, aga nüüd siin paar või mitu sauna, linnasaunu me tegime Vaikuse saunas. Räägi sellest kogemusest. No, tavaliselt ju kui ma teen saunateraapiat, siis ma olen seal saunas ja jutustan ja me lahkame nii edasi. Ja siis ma käisin Norras ja mul oli ammu see Vaikuse sauna mõte tegelikult, sest mulle meeldib ise ju tegelikult käia kodus Tammetõrul üksi saunas, et oledki seal vaikuses ja see on nagu harjutamine, et kui kaua sa suudad iseendaga olla nii, et pea on tühi ja on võimalik olla, et pea on tühi, et sa ei mõtle. Ja siis tegime esimese linnasauna, Vaikuse sauna ja ma näen, kuidas inimeste näod muutuvad, nad tahaks rääkida või mingid emotsioonid hakkavad. Kui ma lisan teatud muusikat, ma näen kohe, mina ju loen inimest, et mul ei ole vaja temaga rääkida. Ma ju loen tema nägu, käitumist, mis ta teeb ja nii edasi. Ja inimesel on sellises Vaikuse saunas väga raske olla, sellepärast et ta ei saa oma mõtteid vaigistada, kui need hakkavad nagu trummiga käima, ta ei saa muudel teemadel rääkida nii-öelda nende isikutega, kes seal nüüd seal kõrval on ja hakkavadki need halvad emotsioonid tööle, tekib väga suur tung nutta näiteks või et põgenemine, et ta ei tahagi seal selles ruumis enam olla, sest ta ei suuda oma mõtetega olla, ta tahab sealt välja saada ehk põgeneda. Et ta ei suuda seda vastu võtta, mis toimub, eks ole. Ja ma saangi aru, et miks see just Norrast oli sellepärast, et minul oli eesmärk üks fjorditiir teha, eks ole, 1500 kilomeetrit ja nemad ju elavad seal, et seal mäe peal 5 maja, edasi 5 maja, et nad peavad ju saama kas sealt läbi omavahel või olema ju selles ühes majas iseendaga seal kohal. Neil ei ole nagu meil, lähme restorani 5 minutit sõidame, lähme kinno või lähme supermarketisse või lähme sinna, sellist asja ei ole, kes seal elab fjordides. Ja siis mul tuligi idea, okei, ma tahan, et selle aasta saunad oleks hästi Vaikuse saunad. Juhitud vaikus. Ja, juhitud vaikus, et mitte te lihtsalt üksi olete seal. Sest et nii palju sügavat informatsiooni tegelikult tuleb sealt kätte. Ja kui nüüd Riina rääkis sellest Breivemani testist ja nendest erinevatest nii-öelda vastutest, mis sealt tuleb, et kaba või dopamiin ja edasi. Et meie praktikas on ka see, et kui me millega välja tuleme ja see töötab, siis hakatakse nii-öelda nagu seda järgi tegema ja seda ise müüma. Ja mina ikkagi vaatan niimoodi, et me teeksime ainulaadseid asju, sest meil on ka sellised teadmised, mida võib-olla paljudel ei ole, et teeme siis selliseid ainulaadsemaid asju ja tegelikult mul on mõte ja ma Riina sellest rääkinud, et Breivemani testis, et kui nüüd oled vastused, siis te teate, et ma teen ka võietega aroomateraapiat või diagnostikat, eks ole, siis nende võietega, mis tuleb kaaba või ja nii edasi. Tulevad juba uued võited. No tulevad, vaagustoff on juba olemas, ma ei saa ju teisi. Et kui sinul tulebki näiteks, et sul on kaaba puudus või dopamiini ülejääk, eks ole, nagu mina olen selle dopamiin, ma loodan, ma rohkem ei ole, eks ole. Ära talenti maha joonud. Et selles mõttes, et siis ongi olemas võie, millega sina käidki saunas, see on Vaikuse saunas ja oled. Et seda Vaikuse sauna ma näiteks lõpetan maasikavõidega. Mina ütlen, see on Marie Antonetti võie. Ma seda üldse ei reklaami, aga see, kes on saanud seda puutuda ja nuusutada, ütleb, et miks te seda ei reklaami, et see on nagu kõige ülim, mis on saanud nuusutada või katsuda või mis see nahaga teeb. Aga ta ongi see, et sa oled ise endaga seal vaikuses ja sa nuusutad ja sa paitad oma keha ja see on nagu nii fantastiline.
vot ma tahangi seda rõhutada, et tõepoolest ma võtsin ühe vana teema ehk hormoonid, emotsioonid ja aroomid ei ole mul mitte eile välja mõeldud koolitus ega ka noh, nii-öelda loengu teema. See oli, jumal küll, see on juba väga ammune teema, aga ma selle grupiga, kes siis praegu on kursusel, ma tahangi läbi teha selle huvitava transformatsiooni, noh, paneme siis mängu või kuidas seda nimetada. Ehk me kaardistasime nüüd ära Bravermani testi tulemusega algpunkt. Nüüd nad igaüks said endale soovitused. Me lähme nüüd järgmises kursuse tunnis, me lähme võtame need aroomid ligi. Miks aroomid? Aga sellepärast, et looduses kõik, mis lõhnab, on hormoonilaadne. Neurotransmitterid ja hormoonid on ühe põllu maasikad, nad on meie keha sidemehed. Et kui meil oli üks mõtte käitumismuster, me sisenesime siia ütleme siis nii oma kinderstuubega, oma refleksidega, oma nende instinktidega, on ju midagi õppisime elukoolis, eluülikoolis, eks ju juurde. Me õppisime ühte tüüpi käitumist, ma rääkisin muide tüdrukutele loengus täpselt seda, mis ma sulle ükskord rääkisin. Aga sa oledki harjunud Kuvaldaga kõiki asju korraldama. On vaja, ma ei tea, väikest kruvi sisse pöörata, Kuvalda, raisk liitaki on ju, on vaja liha, ma ei tea, seal vasardada, no seal võib-olla Kuvalda on okei, aga ei sobi Kuvalda igale poole. Tuleb õppida ka teisi tööriistu, tuleb olla täpselt nii kohandamine, seepärast, et veel kord evolutsioonis ellu ei jäänud mitte tugevam, teile valetati elu eest teist taga. Ellu jäi kõige adopteerum. Tema kohanemine. Ja vot siin ma toongi selle mõtte sisse, sest kuna Braverman on neurotransmitteri test, siis ma tahangi, et meie grupp, see, kes praegu sellel kursusel on, me õpime tegelikult neuroplastilisust. Ma loen korra Caroline Saia kommentaari ette ja ma tulen seal Bravermani juurde tagasi, et te saaksite aru, et miks see juulilaager on ainulaadne, et ma ei tea, seal vist paar kohta on vaba, et see on, ma kohe räägin, et miks see Bravermani testiga see laager on nagu ainulaadne, ma loen selle Caroline'i sõnumi ette. Küsimust ei ole, aga tahan tänada, et olen saanud teie käest superinfot, kuidas ennast hoida läbi toidu ja saunade. Mul on isiklikud talunikud, kus saab lammast ja veist liha, maitse on super ja tunnen peale sööki super ja kaal on paigas. Poleks iial arvanud, et poelihast võib süda pahaks minna. Ja nüüd ma lähen sinna Bravermani testi juurde. Bravermani testiga need vastused, mis tulevad tegelikult selle nii-öelda kas puudujääki või üledoosidega, ütleme nii. Seal on ka teatud toitumine, mis on sinu toitumine. Ja miks on nüüd minul niimoodi, et minul ei sobigi süüa kõike toite, sest mina olen dopamiinik. Dopamiinikul on ainult lukstoit, mis tähendab seda, kui laua peal ei olegi need tiigerkrevetid, siis ma ei söögi midagi. Kui laua peal ei ole ilus tükk veiseliha, siis ma ei võta midagi muud. Ja kui puuduvad austrid, siis ma ei söögi muid molluskeid. Lihtsalt nii on. Ja mul piisab seda, et ma võtan tükike sealiha ja mul on niimoodi, et ma tahaks nagu öökida ennast puhtaks. Me ei saagi mitte midagi teha. Ja selles mõttes see Bravermani testid, et vastused on, et kindlasti Marinat moosin, et kuidas neid vastuseid interpreteerib, aga tegelikult see toitumine ja see no sa võid küsida, siin on Sirje, siin on Pille, kes täna said need vastused nii-öelda esimese kaardistuse sisendi kätte, võid tüdrukud kommenteerida võib-olla paar sõna. Ja, et tegelikult me saame ja suudame oma keha lugeda päris hästi, kui meil on need tööriistad ja teadmised olemas. Et see neurotransmitteri test on nagu eriti hea test selle jaoks. Ja tegelikult ta ongi meie suvise laagri üks peamiseid tööriistu, nagu sina palusid, vaata, meil on ju alati, kuidas kehatoa reegel on, kui midagi on vaja, siis uks keeratakse kinni ja enne ei tohi välja tulla, kui see lahendus on valmis. Ja kui sa küsisid, et mismoodi me võiksime saunades nüüd veel vingimaks asju teha, siis ma ütlesin, aga lähme siis Bravermani testiga. Ehk siis me tulemegi välja, et meil on esimene lapsukene siin juba olemas, tema nimi on Vaustov, ehk siis atsetülkoliin põhimõtteliselt on ju. Ja saabki siis minna ja tasakaalustada. Kas tema läheb kaba juurde? Ei, tema on atsetülkoliin. Vaata, meil on need 4 neurotransmitterit on siis dopamiin, atsetülkoliin, serotoniin ja GABA.
kuna ma sõna otseses mõttes, kui ma tüdrukutele täna siis saatsin need vastused laiali, ma mõtlesin, issand, mis grupp mul on. Mul on kaaba pudujäägi grupp ja teate, mis on kõige kihvtim? Maga! Ja sellega on huvitav näiteks, et mina olen dopamiinik ja mulle see lõhn ei assotsieeru üldse mitte millegi ja ta ei meeldi mulle. Ja ta ei peagi ja ma teangi, et okei, see ei ole sinu teema. Minu teema on ju. Minul on see, andke austreid või andke veiseliha tartarri või mingit muud. Aga siin oli Annika Õunapul oli küsimus, et mis oleks väike asi, kui ta said mõtteid endale ligi tõmmata. Tule laagrisse. Vaheta seltskonda. Ja tule laagrisse. Ja B, kõik, mis on sul need, see rämps mõtted, need pinisevad asjad peas, tuleb ära elimineerida. Aga kõige tähtsam on see, et vaheta seltskonda. Ja tule vaheta seltskonda või see aitab tõesti niimoodi, et kui ma hakkasin sellega tegema, siis kui sa selle valmis said, on ju. Ja alguses oli rullik. Alguses oli rullik. Jah. Nii. Aga ja siis ma rääkisin Riinale, et issand, kui hea oleks teha kõik nii kiidavad selle õliga, lihtsalt, et ma teengi sinna muda alla natukene või peale, pärast selja peale, mis saaks nagu lõõgastust ja see, sest minu arust läheb järjest hullemaks see asi on ja, et ma näen, kui stressis inimesed on. Aga nad ei tunnista seda. Nad ei tunnista. Ja siis, kui sa oled selle ära pannud, ma muidugi ise olen ka pärast veits pilves ja täiesti poogel, milline see kabinet välja näeb ja ma lähen minema siis. Ei, no mis, räägime, kuidas ma seda toodan. Mina saan seda toota ainult siis, kui kõik põhiasjad on juba valmis. Viimasena, sellepärast, et kui ma olen selle partii valmistanud, siis mul on küll täpselt selline tunne. Põrandu vaja ära pesta ja nõud pesumasinas. Ja see on täpselt sama. Lihtsalt poogel. Aga võt nüüd ma tahangi öelda, et aga nüüd ma peangi siis tõesti selle ERR-iga nõustuma või kes iganes tolle uuringu tegi. Aga tõepoolest, kui nii ulatuslik GABA puudus, ta on meie ankur, ta on meie pidurdus, ta on meie lõõgastus, ta on meie kõik see, mis nii-öelda aitab meil pärast taastuda absoluutselt ja uuena hommikul üles ärgata. Et kui me endale ei anna seda, et me suudame ennast lõõgastada või välja puhata või see, et meil on ainult tank taga on. Ma tsiteerin sinu enda sisendi. Kui keha vajab GABA tasakaalu, et toimiks normaalne vedeliku liikumine ja rakkude toitumine ja uuenemine. Alguudis on see, et see ei juhtu ainult täiskasvanutega, ehk meiega 35 pluss või 40 pluss, 45 pluss. Meie oleme täiskasvanud ja teie olete 35 pluss. Vaid ma näen ka seda ülikoolis, kuidas stressis olles üliõpilased paisuvad kui pärmitäige. Ja nüüd me võime ka minna allapoole algkooli, põhikooli, gümnaasiumid, kui teie näete, et teie laps on millegi pärast nii-öelda järsku ülekaaluline või paisunud ja kui ta toitub ikkagi korralikult, siis tegelikult probleem ongi sellest, millest me praegu oleme viimased 15 minutit rääkinud. Ehk siis, kui meil ei ole piisavalt rahu ja ma ei tea ankurdumise hormooni, siis me kortisoli peal kaua vastu ei pea. Ja veel kord, nüüd tuleme eelmise teema juurde. Mida tegi kõrge kortisol? Östrogeniga pahasti. Mida tegi spass? Ei andnud normaalselt, ühesõnaga saanud toitu nagu omastada. Ehk siis kõigil 3 traagikal on üks rõõmus lahendus. Ja see on muda, tekk, soojus. Kõik soojus, mis on loe sina nüüd hästi selline. Loe sina need asjad nüüd üles. Et hästi selline, mina võin mudast rääkida. Aga räägigi mudast, miks muda tegelikult võib hästi mõjuda kõigis 3 juhtumis, kui me teeme ta veel näiteks soojaks. Nii, et mis ongi, et muda on ütleme 3 põhilist toimet. Et üks on see soojus, mis ta annab on ju, siis on keemiline toime ja mehaaniline. Et mehaaniline on see, et ta on sellest väikestest osadest, hästi peenikesed osad ja kui me ta keha peale panevad, siis ta mehaaniliselt ta puhastab meie nahapinda. Ta annab juba meile peale juba sellise naha puhtuse.
keemiliselt on tal on nii palju asju, kõike asju, mida meil organismil on kõike vaja, eriti on ta väga soolane. kuigi ma loen loengus, et muda ei tohi seestpidi nagu tarvitada, aga viimasel muda koolitusel otsustasime proovida. Te jälle võtsite selle järgi kõik, mida mina teen, passib suhu panna, jah? Ei, me ei võtnud seda, sest nad ei uskunud, et ta on vähemalt 20 korda soolasem kui meie muda. Ja see oli niimoodi, et kui väike osa juba keele peale, siis oli see soolane. Jah, väga soolane. See on tõesti väga soolane. Et need. Ma teen teda ju veel ka soolveega. Ehk siis selle meresoola, surnu meresoola kontsentraadiga. Ja muidugi, kui me selle kõik selle hea asja on ja laseme ka veel natukene soojemaks, et kuni 42 kraadi, see on selline ideaalne soojus, siis me aitame kõiki neid asju meil minna sügavamatesse kudedesse. Ja see, mis see magneesium kõik seal on ju, need nii hästi annavad selle lõõgastuse. Magneesium, vot. Esimene asi, mille tõttu muda endale peale toppida, eriti kui on kõhu punnis ja mida iganes, on lõõgastav magneesium. Sest magneesiumil ta on väga tugev relaksant ja kasutada siis ütleme sellist spasmide puhul natukene soojemaks on ju, et ongi ta kuskil 42 kraadi on selline hea. Ütle mulle sihukest oma kogemust, sa teed juba ju selle vaagustoffiga ja soojamudaga neid uitnärvi ja ütleme siis seljaprotseduure. Mitme minuti pärast tuttu jääb inimene? Nad ei taha enam üldse enam. Ja sellepärast on siin ka mõte. Ruttu jäävad hästi mõte, et me teeme ju vajaduspõhiseid kas saunapäevi või koolituspäevi või laagrid ja nii edasi, et tegelikult see, mida me näeme, et vaja on, seda me ka teeme, et teie annate sisendid, mis me teeme. Ja praegult on tegelikult sisend, mis me saame väga tugevalt, on see, et neid muda wellness päevi just, et inimesed ise on piisavalt laisad, et mitte endale kodus muda teha või ei luba abikaasad, et mäkerdavad. Mäkerdab. See on väga lihtne. Ma näitan väga, sa võid isegi. Aga see on eelarvamus on selles mõttes. Aga siis tulebki tulla meie wellness muda päevakutele, et me kindlasti hakkame neid suvel tegemas ühes väga ägedas kohas, kus me saame ka tiiki hüpata ja käia, et seal ei ole probleemi, seal võime seda muda määrida teha, aga me hakkame kindlasti seda tegema, sest tõesti vajadus on ja see on väga vajaduspõhine nii-öelda päevad, mida teha tegelikult. Sest et kui teil tekib ka mingi mõte, teil on näiteks need, kes kehapraktikud on ju, tahate oma salongi natuke midagi muud juurde saada. Me tuleme ka sinna kohale. Lõõgastage inimesed ära. Lõõgastage inimesed ära. Eelmine aasta ma lugesin lõõgastusteraapiat on ju. Kus on need lõõgastusteraapia kabinetid? Miks te ei lõõgasta inimesi? ERR pasundab, et me oleme kõik läbi. ERR pasundab, et teil on klientuuri kogu Eesti, sest nad on kõik läbi põlenud ja kokku kukkunud, seepärast, et nad ei suuda lõõgastuda, on ju. Test näitas ka 15-15, mina kaasa arvatud 16, kaaba puudujääk. Ei ole pidureid, ei ole ankrat, ei ole mitte midagi. Seega klientuuri on nagu muda, paneme muda siis sellele. Pille Koppenil tuli siin küsimus, et kas on halb mõte muda mitte soojendatuna peale panna muda toa temperatuuril näiteks? Mis oleneb eesmärk. Et alati vaatad eesmärk, kui sa päiksega sära põled, pane jahe. Kui sa tunned, et tahad lõõgastada ennast, siis ikkagi soojem. Aga muidugi võid panna, näiteks liigesed valutavad, võid vabalt panna jahedama peale. Näiteks mina teen endale muda näomaski, siis ma ei soojenda. Ei, siis ma ka ei soojenda. Seal nagu vajan teist asja hoopis taga. Et alati tuleb endale selgeks teha, mis sa tahad sellega saavutada. Miks sa seda paned? Ja siinkohal ma kindlasti ütlen selle lõõgastuse koha pealt, et see ei käi nagu muda kohta, vaid nagu üleüldse, et kui teie soovite lõõgastuda, et me rääksime lastest, eks ole, kes on ka stressis, siis
lapsed tahavad ka lõõgastuda, et nendele pakkuge ka lõõgastust, et kui teie käite massaažis kuskil heas ja kallis massaažis, uskuge mind, laps tahaks ka käia, et palun ärge nagu lapsi kõrvale jätke. vot see on nüüd see koht, mida võib tõesti lastele nagu pakkuda. tulge juba sellepärast õppima või nendele koolitustele, mis praegult teeb siis Anneli või laagrisse või siis nende wellness-päevadele, et te saate ise ju kodus kõike seda pakkuda, et mina ju oma lastele teen ka kõiki neid asju, nad ise küsivad, et nad on väga nii-öelda aktiivsed küsima kõike head, aga nad tahavad. aga tulge meie laagritesse ja koolitusse ja tulge omandage need esmaabivõtted, ütleme siis nii, kuidas stressis pereliikmeid, sõbrannasid, iseennast, eks ju, välja aidata. Sõna otseses mõttes juulilaager ongi sellest, ta ongi meil hormoonid, emotsioonid, aroomid ehk kuidas ennast välja tirida kohast, kus sa oled. Selleks on vaja see koht kõigepealt ära kaardistada ja meil on kõik lahendused olemas. Ei ole nii, et vaagustov kõigile, võib-olla mõni saabki kava ja mõni saab hoopis dopamiini laengu, sest teinekord me räägime sellest, et läbi põlend ollakse ka sellest, et ei ole motivatsiooni. Aga need on juba laagri jutud ja ma tõmbaksin selle, Pille küsis väga hästi, et kas lõõgastava efekti jaoks peab olema soojendatud, siis ma küsikski, Pille Koppel, sina läbisid mul lõõgastusteraapia kursust. Ja, sest absoluutselt ainult üks mõte on soojus. Ja aitäh sulle, et sa küsisid sellepärast, et nüüd me lähme ühe üllatusteema juurde. Ja selleks on Teki Challenge. Ja miks Teki Challenge? Ilmad on jahedad ja mine tea, mina olen nagu praegu tänulik, et ilmad on jahedad, sest mul puudub füüsiliselt aega teha peenraid, et kui oleks ilusad ilmad, siis peaks peenraid juba tegema. Ma väga hea, et on jahe, aga sellega kaasneb see asi, et kehada ju sooja ja lõõgastust, nagu me siin rääkisime. Ja meil on läbipõlemise pandeemia. Ja viimane challenge meil oli ju aprillis ja sealt tuli palju tagasisidet sellist, et kui ei ole selliseid väljakutseid või grupi tegemisi, siis ei teegi. Ja kuna ühistekitamine ja kuna need saunad on ka näidanud, et ma olen ka küsinud, et no kuidas on, Aane ikkagi seisab, et ei tee. Okei. Siis peaks uue Teki challenge'i tulema välja. Laagrisse võtsime tekid kaasa, seal kõik tahtsid tekitada. Aga millegipärast ongi see, kui me jääme üksi, siis miski asi ei toimi. Ja nüüd tuli meil geniaalne mõte. Siin sain kiita ka, et ma olen korralikuks hakanud. Ja väga, juba mitu päeva. Ma vaikselt hakkan vana-ema hoolduspuhkust kokku tõmbama, et siin juba äkki mõni laps hakkab kooligi siin minema. Te olete vahepeal vana-vanemaks saanud. No, ja mis ma ütlesin, lapsed. Vana-vanema. Issand jumal küll, ma pean ikka kohe kähku puhkuselt hakkama ära tulema. Minema, Riina, puhkusele. Ei, ma mõtlen see, et ma tõesti olin siis rohkem abiks vanaemana, võtsin seda rolli isegi mitte tõsiselt, aga leidsin, et see on minule aktuaalsem, tegin enda prioriteedid. Nüüd ma hakkan vaikselt sealt tagasi tulema, mõtlesin, ma tulen oma vanade tööriistadega jälle lagedale, ehk siis kui Neli tõmbas käima need Teki challenge'id, mis olid nagu wow, nüüd panen mina ennast tanki, ehk siis kui sina tuled uude Teki challenge'isse, me kohe räägime natukene sellest mehaanikast ära, siis need Teki challenge'id on meil nüüd personaliseeritud. Kas ma küsin või küsida? Kas sa võtad reisile Teki kaasa? Oota nüüd, ma räägin jutu lõpuni ja siis vaatame. Mul on pagas makstud, ma võin sinna kohvrisse igast asju, ma muide võtan kaasa ka idandid ja veel paar asja me leidsime, et muide, võt see on nüüd see koht, et kui meil oli laager ja ma vedasin kõik idandid kodult minema, et see oleks nagu rohkem. Ja Igor siis hommikul minu mees siis meil ei olegi midagi süüa. Võt see ongi nüüd see, et nagu sa rääkisid detox smootist on ju, et kõht enam ei tööta, siis mingi hetk enam kõht ei tööta, kui sul seda ei ole enne kõrval.
okei, aga lähme siis selle juurde tagasi. Et teki challenge tuleb siis personaliseeritud. Miks? Sellepärast, et kunagi siis, kui mina olin aktivist ja ei olnud vanema, siis ma tegelesingi inimestega täpselt nii, et kui tal oli keha korrigeerimise pool, ma võtsin talt kõik parameetrid ja ma andsin talle tööriistad sisendi. Ei ole nii, et kõigile läheb üks mähis, ei ole nii, et kõigile läheb üks võie, ei ole nii, et kõigile läheb üks tekk, ei ole nii, et mõnele võib-olla ei lähegi tekk. Mõnele on võib-olla hoopis jahutavaid asju tegemas. Ehk siis mina tulen sinna filtriks vahele. Nelli ei jäta teid üksinda. Ja ilma selle Nelli, kus on karmi käeta ei jääda. Kes on näinud, et mul oli mingis laagris kaasas see pulk ja seal oli see kiisu pea. Kui sul on see kadunud, mul on neid veel mul on olemas see kodu. Et see korrale kutsumisega. Et kuidas see oli, et kiisul kriimud silmad, et kes ei mõistnud lugeda, see sai Nelli käest lugeda. Just. Ja selleks Nelli paneb nüüd ühe lingi, nüüd kuulake kõik, kes te siin olete eetris ja vaatate meid, nüüd Nelli paneb sinna ühe lingi. Vaadake, kas see töötab niimoodi, et nagu kuidas ma panin? Ja, andke meile teada ka. Merlin Heinlaid, palun sina anna mulle tagasi, kas see toimib. Ma ütlen sulle kohe, kas ta töötab või mitte. Otse ta ei saa võtta seda, ta peab koppima. Ta peab koppima selle. Aga miks ta ei tööta niimoodi? Sellepärast, et kommentaariumisse panen. Okei. Fine, ühesõnaga, olge keegi nii hea, koppige, töötab. Väga hea. Ehk siis nüüd läks lahti. Esimesed 5 registreerunud sellesse challenge'isse saavad minu käest veel food trackeri ehk siis oma toidu trackimise juhendid. See on üks minu vana tööriist, aga ta on nüüd mugandatud kujul. Sellega ma nokitsesin päris mitu head päeva. Ja palun ärge pange ennast kirja lihtsalt niisama, et ma küsin need nii või naa üle, et kas sul on ikka tõsi taga, sest seal on veel täiendavaid küsimusi. Ja kui sa vastad nendele küsimustele ära, siis tulevadki minu poolt nii-öelda paketi kirjeldused, sa ei pea need võtma, aga see on soovituslik. Ja siis võtab Nelli oma selle kassikepp. Koška, Miška. Ja läheb lahti. Ja kui siis on 153 põhjust, et ma ei saa osaleda või mida iganes, see on sinu valik, me oleme selleks kõik ära teinud. Food tracker, minu uus lemmik. Et sealt nagu tulevad kõik asjad välja ka, et on, ma ei tea, kiudainete puudujääk, kui on seal valgu puudujääk ja nii. Alkoholi üledoos. Alkoholi üledoos saate samamoodi. Mullivee üledoos. No, kas on juba 5 täis või? Kes seda teab? Okei, aga esimesele 10-le tuleb veel ka. 4 on kindlasti. Jaa, aga esimesele... Seda me ei tea. Siis kui ma ei tea, kas sa registreerusid. Aga seda ma näen pärast, sest selle tabeli pärast ma annan siis Nellile. Ehk siis see registreerimine on mis päevani? Ma praegult mõtlesingi, et ma annaks aega. Meil on täna 9 ja. Et alustaks näiteks 15. 15. Fine, väga hea, alustame 15. Sorry. See tähendab seda, et teisipäeva õhtul, teisipäeva 14. on. Kohe ma vaatan, 15. on meil neljapäev, see tähendab kolmapäeval 14. läheb tabel lukku ja 15 alustame. See on ilus kuupäev. Väga ilus, jah. Ja siis esimesed 10 on ju, esimesed 5 said juba selle auhinna ja esimesed 10 saavad veel ühe täiendava auhinna, mis tuleb ka minu poolt. Aga see on juba siis jõulude. Anneli, kuidas sina panustad, mis on sinu auhind? Oota nüüd, Anneli poolt on üks väga oluline panus, kohe ma räägin, et need, kes on nüüd tulevad siis sellesse teki challenge'isse, nad saavad endale ka täiendavat materjali ja üks nendest on Anneli kuivharjamise masterclass. Ja, aga auhind käi ka ju välja. Mina juba käisin välja, oota Nellit ma pinnin ka kohe. Auhind ka või? Ja, mida sina teki challenge'isse panustad? Mina. Kõigepealt ma pakuksin ennast. Jah, ma just tahtsingi pakkuda ise ennast. Aga pakku siis ennast? No nii, aga siis te saate veel endale... Lõngastava massaaži kaalustatud. Mina võtan küll nüüd reisile teki kaasa. Meie võime ka osaleda ju. Mina tahan ka osaleda. Mina ei ole osalustingimustest näinud, et meie või osaleda. See pole veel tingimusi näinud.
okei, aga mis sinu poolt tuleb? Käi ka välja. Käi nüüd nodi välja. Minul on alati väga magusad auhinnad ja mina vaatan alati seisundipõhiselt, mis seal on nagu puudu. Et mina panen personaalsed auhinnad välja, nii nagu ma alati olen teinud. Need on et nüüd salastatud. saate ära siis. Ei, kellel on vaja sellist vaagustohti, kellel on vaja seda, kellel mida on, seda kunagi ei tea ju, et mida vaja tegelikult on. Ja ma olen seda meelt, et kunagi ei anna neid asju, mida vaja ei ole. Kuule, aga tead, räägi kapi korraks peale see ka seisma. ära. Sa ütlesid, et ennem me Aga kes on kõige tublim ja viibib muga ühes kohas linnas, siis hea meelega ma lähen teed ka jooma. Sellel on privileeg mind teele kutsuda. See praegu on isegi mitte ülbe ka onju, aga las ta olla, see on neil. Aga akadeemik. Aga ma tahaks rääkida, et ma siin mingi aeg panin praktilise aromiteraapiasse ka üles Santanni ja siis selle šokolaadivõide, et kes on neid kasutanud või kasutab, et võib kommenteerida, et kuidas need on selles mõttes, et ma saan nii palju küsimusi, et kuidas mu nahk nii tõmmu on. Noh, tõmba peale. Et miks see niimoodi on? Tõmba siit, nii on lihtsam natuke, Ja. kui sa keerad lahti. No minul on see šokolaadivõie A ja O selles mõttes, et kui ma ei pea minema konkreetselt kuhugi kohe ja kiiresti, määritsen palun. Ei, ma ei mõelnudki, et sina väärid, ma tahtsin see on see, et ma panen massaaži välja ja siis annan istun kõrval ja lasen tal määrida. Aga kus ma tahtsin jõuda? On ju, eks mingi aeg jõuab Eestisse suvi ja praegult käivad inimesed väga palju puhkusreisidel. Küll veel Egiptuses, küll juba Lõuna-Hispaanias ja nii edasi. Aga ei arvestata sellega, et kuumakraadid on seal üle 30 ja UV on juba 8. Ja siis on tellitud endale Santan oil ja tuleb, mõnel tuleb tagasiside, et oi, et kas tal ei ole SPF-i sees, et ma sain nagu kõrvetuse. Ja on olemas SPF sees ja see on 25. Aga millest ma tahan teile nüüd rääkida on see. Kui te lähete nüüd kuumakraadide kätte, kus on rohkem kui 30 kraadi ja SPF on juba 8 või 7 või 6, siis te peate teadma, et tegelikult see miinimumkaitse on seal 50. Miinimum. See on sel juhul, kui te ei ole teinud eeltööd oma nahale talvel. Ma räägin ka kohe sellest. Mis tähendab siis seda, et ei olegi midagi teha. Te peate selle apteegi kreemi panema peale, vaatategi, mis on kõige normaalsem ja siis te Santanni panete peale ja te võitegi seda iga tund nii-öelda nagu värskendada. Aga te peate võtma seda mõistupäraselt, kui te lähete näiteks Egiptusesse, mul just üks klient läheb Egiptusesse, et ma seletasin talle ka ära, sa lähed +35 kätte. See on juba kuumus. See on juba kõrvetav kuumus. Too ei kaitse sind. Seal on juba kõrgemad SPF-i vaja kui 50 juba, eks ole. Aga sa saadki neid mõlemad siis kombineerida. Üks on see kaitse ja teine on see, mis teeb naha ilusaks pruuniks. Korraks tohib muidu ta kuivab ära, et küsiti, et kas ta määrib või ei määri, et mul tuli meelde, et mul on täna hele riietus. No ma ei tea, sina siis oled tunnistajaks. Noh. Et ta niimoodi ei määri, jah. Et lihtsalt ettevaatlik tuleb, kui paned šokolaadivõiet ja sul on valged püksid ja heledad püksid, et siis tuleb ettevaatlik lihtsalt natuke olla. 4 täna ei ole pannud selle pärast, et püksid on. Jah, et siis tuleb oodata, kui ära kuivab ja siis võib panna. Aga mis ma tahtsin öelda selle naha just ettevalmistamisel, et mina teadlikult terve talve valmistan nahka ette, sellepärast et nahk talvel saab vähem hingata, sest me oleme ju riietega enamuse kaetud, kui me ei ole kodus. Ja siis ju nahapoorid ummistuvad ja riietel ka, mis seal kõik on, et jäävad naha külge. Siis ongi see, et me saunas puhastame teda ja siis me juba talvel hakkame määrima Santanni peale ja šokolaadivõiet või kohvivõiet peale, mille pärast selleks ehk nahal tekiks selline esimene kaitse juba. Püsikaitse. Lamineeritud. Ja tõesti on niimoodi, et mina võingi sinna Egiptusesse minna, panna selle peale ja mina ei põle ära. Aga sellepärast ma olen juba niimoodi aastaid teinud. Mina võin rääkida enda eelmisel aastal, kui ma käisin Hispaanias ja ma olin maikuus seal. Vaata, siis on see, teil on veel see kevadine päike on ju.
et sinna kirjastada, samal ajal olin seal ja mul ei olnud, ma ei võtnud siis neid SPF nüüd tugeval 50 kaasa, sest mina olen see, kes kui päikse kätte saab, kui päike mind näeb, siis ta kõrvetab minu kohe ära, nahk on punane, kui on väga palju, siis tulevadki sellist pilli moodi asjad on ju. Ja ma mõtlesin, et ma teengi sellega, käisime päiksega, kõndisime väljas ja määrisin kõik enda näo ja kõik, mis välja riiet alt ulatus on ju sellega kokku. Ja mul ei tekkinud seda, et mul oleks see nahk ära põlenud. Ma korraks ütlen siia selle SPF-i kohta, et minu käest küsiti ka, et miks te ei märgi ära, kui palju see SPF on. Sellepärast, et meil ei ole siin sees keemiat on ju. Ja loodusasjadega on nii, et ma annan teile lihtsalt vahemikku, et see vahemik võib olla 18-35. See kõik sõltub, milline porgandiõli, milline on vaarika seemneõli. Ma tean, mis ma siia juurde panen. Nüüd ma hakkasin siia ka šokolaadi, naturaalselt tooršokolaadi panema. See on tegelikult vapsi siukene SPF faktor. Ta sõnas mõttes lamineerib su naha ära, aga mitte nii, et nagu õhukindlalt. Miks mina isiklikult ei kasuta neid sunscreen'e või kuidas neid nimetatakse? Sunscreen'e. Jah, sunscreen'e. Ma olen keemik ja ma loen koostist ja siis ma pigem ei lähe päikese kätte, kui on selline tragöödia. Aga mina täpselt samamoodi, näete, me oleme ilusad tõmbud on ju. Ja, seepärast, et me lihtsalt valmistamegi ennast suveks ette talve. Ja, et tõesti nahatoon on hoopis teine, kui neid kasutades, et Merlin Heinleid ütles väga õigesti, et ta saigi küsimuse, et kuidas nii pruun on, et tegelikult see nahatoon on hoopis ta nagu loomulik ilus pruun, et ta ei ole nagu see tehispruun, et selle šokolaadivõidega, nii et kuna mina meiki ei kasutaks ole, siis teinekord sa oledki väsinud ja näed hullult pläss välja, mina panen šokolaadivõid panen näo peale. Ja efekt on kohe selline, et oleks kuskil päevitamas käinud ja nagu mingi meik oleks peal siuke, et ta teeb nagu nii ilusaks ja ta terve päev on ilus. Ja mida teeb šokolaad? Lõõgastab. Ja rääkimata feromoonidest, et selles mõttes on juba testitud ka enda peal, et nagu kärbsed on ligi need vastassoo esinejad tegelikult, et siin üks naisterahvas küsis, et mis on viga, et ma käin saunas selle šokolaadivõidega ja siis nagu õhtul keha ei anna rahu, et magama ei jää. Aga sa kütad nagu keha üles, et mees võtab kaissuvõid, et musi ja siis jääb nagu, see osa jääb nagu saamata, et see tõesti, see šokolaad, ta paneb keha nii-öelda tööle, et okei, et ta nagu valmistab sind ette ka milleski muuks, et nüüd on lõõgastuma. Jah, täpselt. Ei ole vaja näiteks sõbranna veina, on. Kuulge, aga teate, mis mina tõmbaks nüüd kokku selles mõttes, et vaadake, me täna rääkisime küll justkui nagu 3 erinevast teemast, on ju. Me rääkisime östrogeeni dominandist, me rääkisime sellest, et kõhuga on teinekord pahasti isegi siis, kui tahaks nagu hullult tervislikult süüa. Me rääkisime sellest, et läbipõlemise pandeemiast on üks ainus lahendus ja see on soojus. Ja miks ma tahangi seda Teki challenge'it võib-olla veidi teise kastme on nagu välja reklaamida, mitte selles mõttes, et wow, seal ma ei tea, kilod või neid volte vähemaks või ühesõnaga pinged maha, voldid maha. Ja vaid see, et tegelikult läbi soojuse me saame palju globaalsemaid asju lahendada. Me saame läbipõlemist lahendada. Me saame östrogeeniga toime tulla. Me saame tulla päris mitme seede ja mis iganes lümfi, eks ju, tragöödiaga. Et soojendame ennast terveks. See päris hea lause praegult, et võtame need voldid maha. Ei pea jah seal 16 voldiga, vaid 4 voldiga ka olla, vähem pingid. No pinged maha, voldid lähevad ise. Krutime pinge maha, voldid ma juba ootan, mis sellest kõigest tuleb, mis uus teema meil sellest välja koorub. Jah. See, et enne viskasin ka nalja, et vanasti nõukajaga oli siuke anekdoot, et mis on 36 volti ja 2 kilovatti. Aga jah. Soe puhk paika. Aga nüüd on veel küsimus, parim küsimus. Sina vali välja. Mina valisin selle välja juba siin vahepeal krutisin, tegin selle välja ära, et raamatu selle, et kuhu me teeksime selle sauna mai lõpp või juuni algul. Et valikuks oli Pärnu ja Taisi Olli oli. Kes on ise Tallinnast? Jah. Taisi, fänname sind täiega. Nii, raamat läheb. Ja teine on siis parima küsimuse eest.
aga mina tahan, et see on Carolyn Saia, mulle meeldis tema lihalugu. jah, poeliha tegelikult teeb haigeks. Nii et kirjutage palun mulle ja siis selleks korraks eriti sealiha. eeter läbi, aitab küll tänaseks. peaaegu 2 tundi jälle. kas läksid kõik andmed välja enne? Pane küsimuse see ja massaaž tuleb. Need me paneme Need sinna läheb Teki sinna. Challenge'isse. Jah. No nii, olete ennast Teki Challenge'isse kirja pannud? Näeme seal. Lahinguväljal kohtume. Kuulge, aga aitäh teile, kui sa ma pean sinnagi. Ja, see iseenesest. ma mõtlesin, ma vajutan siin kinni, meie friikartulid on. oota. oli tore. Aitäh teile kõigile, tšau. oota, ma näitan raamatut ka, Riina, sa oled nii tagasihoidlik. Oota, ma teen sellest eraldi raamatu. okei, nüüd on kõik.